Hõbe on parim juht, kuid elektroonikas kasutatakse kõige rohkem kulda. Tere inseneeria huvilised! Täna lahendame ühe mõistatuse, mis paljusid inimesi huvitab. Kui hõbe juhib elektrit kõige paremini, siis miks on kuld elektroonikas nii populaarne? Ja miks leidub seda peaaegu kõigis meie seadmetes? Paljud meist õppisid koolis, et teatud materjalid juhivad elektrit paremini kui teised. Aga mis täpselt teeb ühest materjalist hea elektrijuhi? Põhimõtteliselt on elektrijuht materjal, mis võimaldab elektrivoolul kergesti selle kaudu voolata. See juhtub sellepärast, et nende aatomitel on elektronid, mis ei ole tugevalt seotud, võimaldades neid vabalt liikuda. Kujuta ette maanteed, mis on täis autosid. Kui tee on lai ja takistusteta, saavad autod ehk elektronid kiiresti ja takistusteta liikuda. See laius ja takistuste puudumine ongi see, mida nimetame madalaks elektritakistuseks. Mida väiksem on takistus, seda parem on juhtivus. Ja siin tulebki hõbe mängu. Selle aatomstruktuur teeb sellest kõigi metallide seas vaieldamatu elektrijuhtivuse meistri. Selle valentselektronid on väga vabad, luues elektronide mere, mis saab liikuda minimaalse pingutusega. Kui me mõõdame erinevate materjalide elektrijuhtivust, on hõbe nimekirja tipus, ületades isegi vaske ja kulda. See muudaks selle teoreetiliselt ideaalseks valikuks igas rakenduses, mis nõuab kõrget efektiivsust voolu juhtimisel. Aga kui hõbe on nii hea, siis miks me ei näe seda kõikjal elektroonikas? Või veelgi enam, miks meil ei ole hõbedast kaableid oma kodudes või hõbedast kontakte oma mobiiltelefonides? Vastus sellele küsimusele ei seisne selle esialgses juhtivuses, vaid pigem selle vastupidavuses ja stabiilsuses aja jooksul. Hõbedal on üks suur Achilleuse kand. See oksüdeerub ja tumeneb väga kergesti. Teate neid hõbeehted, mis aja jooksul tumedaks muutuvad? See on oksüdeerumine, ehk täpsemalt hõbesulfiidi teke pinnale, mis on hõbeda reaktsiooni tulemus. Õhus olevate väävliühenditega reageerides tekib see hõbesulfiidi kiht, mis on väga halb elektrijuht. Kujuta ette, et sinu tee, mis oli ideaalne elektronide jaoks, muutub iga päevaga aina auklikumaks ja kivisemaks, raskendades liikumist, täpselt nagu meie armsa riigi tänavad. Elektriühendus, mis alguses on puhta hõbedaga suurepärane, halveneb kiiresti, kui see sulfiidikiht tekib, suurendades takistust ja lõpuks ei juhi enam üldse. Lisaks oksüdatsioonile, mis tekitab sulfiidikihi, on hõbe samuti vastuvõtlikum elektrolüütilisele korrosioonile. Niisketes keskkondades, teatud elektrivoolu ja niiskuse tingimustes võivad hõbejoonid liikuda ja moodustada soovimatuid juhtivaid sildu elektroonika komponentides, põhjustades lühiseid. Kaasaegse elektroonika jaoks, mis nõuab väga suurt töökindlust ja miniaturiseerimist. See omadus muudab hõbeda enamiku kriitiliste kontaktide ja ühenduste jaoks sobimatuks valikuks, isegi hoolimata selle suurepärasest esialgsest elektrijuhtivusest. Aga kui hõbedal on need probleemid, siis mis teeb kullast nii erilise, et just seda kasutatakse elektroonikas? Kuigi kuld on veidi vähem juhtiv ja palju kallim, seisneb selle suur eelis omaduses, mida nimetatakse keemiliseks inertsuseks. Kuld on ülimalt väärismetall, mis tähendab, et see on erakordselt vastupidav korrosioonile ja oksüdatsioonile. Erinevalt hõbedast ei reageeri kuld õhus oleva hapnikuga, enamiku hapetega ega väävliühenditega. See jääb lihtsalt säravaks ja elektrit juhtivaks, praktiliselt muutumatuna aastakümneteks. Kujutage ette, et elektronide tee on valmistatud materjalist, mis ei lagune kunagi. Ükskõik kui palju aega möödub või millised on ilmastikutingimused. See jääb alati sile ja täiuslik, võimaldades elektronidel lõputult liikuda. See korrosioonikindlus on elektroonikakomponentide vastupidavuse seisukohalt ülioluline. Näiteks kullatud pistikud tagavad, et elektriühendus on kogu seadme eluea jooksul stabiilne ja madala takistusega. See on ülioluline seadmetes, mida me igapäevaselt kasutame, nagu mobiiltelefonid, arvutid, videomängukonsoolid. Ja eriti kriitilise tähtsusega seadmetes nagu avioonika, meditsiiniseadmed ja kosmoseaparatuur, kus ühenduse rike võib kaasa tuua katastroofilisi tagajärgi. Lisaks oma keemilisele stabiilsusele on kuld ka äärmiselt plastne ja veniv.
See tähendab, et seda saab venitada uskumatult peenikesteks juhtmeteks või valtsida väga-väga õhukesteks kihtideks, mis on hädavajalik tillukeste komponentide, näiteks mikroprotsessorite valmistamisel. Aga oota, kuld on väärismetall. Kas see pole palju kallim kui hõbe? Jah, kuld on kallim kui hõbe ja vask. Siiski kasutatakse elektroonikas seda väga väikestes kogustes. Kui räägime kulla katmisest, ristikutes või trükkplaadi radades räägime mikroni paksustest kihtidest, mis on murdosa millimeetrist. Näiteks nutitelefonis on kulda vaid mõnikümmend milligrammi. Nende komponentide kogu kullakulu, kuigi see pole tühine, on õigustatud usaldusväärsuse ja ületamatu jõudlusega, mida kuld pakub kõrgtehnoloogilistes rakendustes. Väike kokkuhoid, mis tekiks kehvema materjali kasutamisest, ei kompenseeriks rikete riski ega sagedaste asenduste vajadust. Kulutõhususe suhe, arvestades vastupidavust ja jõudlust, kaldub tugevalt kulla kasuks. Aga kus kuld tõeliselt särab? Elektroonikas leidub seda praktiliselt kõigis olulistes ühendustes. Protsessorite ja RAM-mälu kontaktid on kaetud kullaga, et tagada kiire ja tõrgeteta suhtlus emaplaadiga. USB, HDMI ja teiste kiirete andmekaablite sisemised kontaktid on samuti kullaga kaetud, et säilitada sisemistes ühendustes signaali terviklikkus. Pooljuhtkiipides. Üliõhukesi kuldtraate kasutatakse ühenduste loomiseks ränikiibi ja kapslitihtide vahel. Seda tehnikat nimetatakse traatsidumiseks. Kulla võime mitte oksideeruda tagab, et need miljonid ühendused meie seadmetes töötavad laitmatult aastaid järjest. Niisiis, millistes olukordades igaüks neist metallidest tõeliselt särab? Vask, olles suurepärane juht ja palju odavam, on üldiste juhtmete, toitekaablite ja enamiku trükkplaatide sisemiste radade kuningas. Selle juhtivus on enamiku rakenduste jaoks piisavalt kõrge ja selle hind muudab selle suurte mahtude puhul otstarbekaks. Hõbedat kasutatakse väga spetsiifilistes rakendustes, kus selle ülim juhtivus on täiesti kriitiline ja kus seda saab tõhusalt kaitsta. Nagu mõnede suure vooluga lülitite kontaktide või teatud antennide puhul, kuid alati ettevaatlikult. Oksidatsioon. Kuld on aga asendamatu seal, kus töökindlus, madal kontaktitakistus ja korrosioonikindlus on peamised tegurid. Tagades, et meie seadmed töötavad tõrgeteta pikka aega. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil siin platvormil sisu edasi toota. Kui sul on huvi teada, milliseid kursusi me soovitame, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi videokirjelduses. Et saada ligipääs mitmetele võimalustele, arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Kas sa oled kunagi mõelnud sellele erinevusele metallide vahel elektroonikas? Kas sa mõistad nüüd, miks nii kallis metall on sinu telefonis? Jäta siia kommentaaridesse, mida arvasid sellest selgitusest ja kas sa juba teadsid seda? Kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik inseneeria huvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.